See Seppelini ja Sõpruse silla vaheline endise katlamaja territoorium on olnud tartlaste jaoks pigem selline suletud paik ja kuna siin kõrval on ka suure liiklusega Turu tänav, siis ei ole siinkandis ka eriti nauditud jalutuskäike. Peagi on see ka muutumas, sellepärast, et alates AHA keskusest kuni Karlova sadamani luuakse uus Emajõe promenaadilõik. Me oleme kalda promenaadi arendamisega tegelenud ikkagi ju väga pikalt Tartus. Siis meie soov ongi selles, et alates Tähtvere puhkepargist kuni Karlova sadamani oleks selline mõnus, katkematu promenaad võimalik jõe ääres liikuda. Promenaad siis algab AHA keskuse juurest ja järgmise aasta lõpus peab olema kuni Keskkatlamaja territooriumi lähedal asuva estakaadini tehtuta, estakaad kaasa arvatud. Just seal samas jõe ääres estakaadi juures kohtume ka kaldapromenaadi arhitekti Karin Pahmaniga. No see luukere, mis siin on, sellest saab paviljon, et see karkass jäi alles, ta puhastatakse, värvitakse ja estakaadi see betoonkeha, see kasutatakse ära põrandana ja karkass siis hakkab kandma katust uuesti, siia tulevad pingid ja tuleb ka üks siis trepistik alla jõeni ja teine siis, mis läheb estakaadi tasapinnast. Et saab minna jõele lähemale, väga oluline ka liikumisraskustega inimesed näiteks ratastooliga saavad sellele platvormile sõita ja siis niiviisi jõele lähemale minna ja vaadet seal nautida. Viimased nädalad on puhastatud estakaadi alust maa-ala, kuna seal oli pinnasereostus. Ära on viidud sadu tonne masuuti. Siin oli kunagi suur katlamaja, suur korstane oli ka ja seda katlamaja köetigi selle masuudiga. Mingi kogus oli kunagi mingite avariidega sinna lekkinud ja rong tõi selle masuudi siia, kaalutas sinna maha, see läks mahutitesse ja mahutitest edasi katlamajja. Seesama estakaad jääb uue kaldaäärse tee keskele. Promenaad ise aga tuleb vastavalt 5,5 meetri laiune, millest 2,5 meetrit jõe ääres on mõeldud jalakäijatele ja selle kõrval teist sama palju ratturitele. 2 tee vahel on poolemeetrine eraldusriba. Kuigi see ei paista välja, siis Tartu kesklinnast väga suur osa jõekallastest on kas betoonkaldad või sellised, kus sa tegelikult jõeni ei pääse. Aga siin on see kallas looduslik ja selleks, et siis palju rohkem inimesi saaks selle ligi, on vaja siia teha tee. Aga nüüd see uus promenaad tuleb siis pool on jalakäijate ala, pool on jalgrattatee, on pingid, on sellised ka teised istumiskohad ehk siis mingid kivid, puud, hüved, et kõik saavad nagu ligi tulla. Inimesed pääseksid ikkagi jõe äärde ja saaksid jõega suhelda, aga niimoodi, et kui tahavad, saavad ka varvad vette panna. Seal on ümberringi toredaid mängimisvõimalusi, sportimisvõimalusi. Sinna tulevad ka lõkke tegemise kohad, et ka oleks sellist looduses ohutut võimalust ka jõe ääres, näiteks selliselt aega veeta. Veidi üle aasta tagasi lõhati siin samas katlamaja korsten. Nagu näete, praegu on siin lihtsalt selline suur, lai, tühi väli, aga ka siia on plaanis ehitada väga võimas elamukvartal koos 200 korteri ja 10 000 ruutmeetrise parklaga, lisaks veel hotell ja büroohoone. Varem oli seal siuke kinnine territoorium ja Tartu jõe äär oli suletud ja Karlovast jalgsi kesklinna jalutades jõe äärde nagu asja polnud, aga nüüd, kui see asi areneb vaikselt edasailju, et siis see on üks osa sellest teekonnast, et ma arvan, et see on päris hea panus. Esimesed hooned saavad katlamaja kvartalis valmis aastaks 2027. Ja siit mööda jõe äärt jalutades oleme jõudnud linnale lähemale, nimelt Seppelini ja Tigutorni vahelisele alale, kus siis praegu ehitustööd käivad. Nimelt siia kerkib Port Ateena kvartal ja esimesed hooned peaksid valmis saama juba jaanipäevaks. Kokku me ehitame kesklinna kuskil üle 15 000 ruutu äripindasid. Kõik on 100% ärikondlid, kõik on üüritav. Täna on siin aiad ümber ja tellingud ümber, et seda ei ole näha, et tegelikkuses nende 3 korrust on siis ühes stiilis ja ülemised korrused on osaliselt üleulatuvate osadega, et kui see üks päev valmis saab ja me saame tellingud maha võtta, siis tuleb see ilu alles nähtavale. Promenaad täies ulatuses, see on AHA keskusest kuni Karlova sadamani, valmib 2028. aasta lõpuks. Promenaadi eelarve on 2,5 miljonit, millest siis 1,5 miljonit tuleb Tartu linna eelarvest ja 1 miljon eurot on üks linnaliste piirkondade arendamise meede.